täpsustada, Pluto on ürgse loodusjõu arhetüüp, universaalne elujõud, mis ajandab kogu evolutsiooni ja transformatsiooni. Pluto esindab võimu põhimõtet, ürgset jõudu, algset libiidot ja agressiivsust ning sisuliselt identne Freudi iidkäsitlusega. See on Dionysose elujõud, Mao jõud, Kundaliini, selline loodusjõud, ürgne. Sunnib, annab jõudu, valitseb, muudab, hävitab ja taaselustab. Siis ka, kui astroloogias vaadata neid planeete ja kui siis seal sünnikaardis või horoskoobis on sellised nagu pahad või raskemad tüübid, siis need kindlasti on Pluto, Saturn ja Mars, eks. Et seda tasub meeles hoida, et kui näiteks ka enda sünnikaarti vaadata, et siis kui keegi tuleb näiteks sünnikaardi lugemusel minu juurde, siis ma alati aitan ka inimestel just mõista siis neid Saturni ja Pluto ja Marsi teemasid elus, sest need on võib-olla sellised, mis meile siis rohkem väljakutseid esitavad. Aga Pluto siis ta on selline loodusjõud, valitseb sünni, seksi, surma, bioloogilisi protsesse ning oma sügavamal tasandil hõlmab ta surma ja taassünni salapära. Siis ta on siis väga palju siis allilmaga seotud, et ta on selline jõud, mis tuleb kuskilt sügavalt. Ta avastati siis seal 1930, sellel ajal ka siis oli selline instinktide keev katel Euroopas, avastati siis seda kriminaalset allilma, igasugune allilmalik tegevus. Suured jõud haarasid masse Euroopas, eks. Ehk siis Pluto on väga selline karm, intensiivne, võimas tegelane.